Tere, hea motosõber! Eelmise korra lõpetasin ma küünaldega, ehk siis selle asjaga, mis paneb kogu mootori tööle. Täna ma räägin natukene piduritest, piduriklotsidest, ketastest, vedelikust, kõigest sellest, kuidas seda hooldada, vahetada, selleks, et me saaksime ka oma sõiduki seisma. Alustame võib-olla sellest, et kuidas on siis pidurisüsteemi ülesehitus. Käe või jalaga vajutame me ühte piduri heeblit. Seal järgi on siis anum pidurivedelikuga, kus sees on piduri peasilinder. Edasi liigub vedelik mööda voolikuid alla, kus on veel üks kolb ja pidurisadul. Seal on siis piduri töösilinder. Pidurisadula ja kolbide koosmõju esmane ja peaaegu ainukene ülesanne on siis suruda piduriklots vastu piduriketast ja seda siis mõlemalt poolt ketast, ehk siis haarata see pöörlev ketas suure jõuga siia klotside vahele. Ja kui ma mainisin suurt jõudu, siis suur jõud põhjustab kindlasti kuumust ja põhjustab kindlasti kulumist. Mida siis piduriklotside juures ja pidurisüsteemi juures tuleks üldse aeg-ajalt tähele panna? Kõigepealt täiesti elementaarne on see, et tuleb jälgida piduriklotsi katte. Pidurikate on siis see nii-öelda friktsioon-osa, mis on metallplaadi küljes, selle olemasolu. Ja mootorrattal tuleb piduriklotsid vahetada siis, kui seda on järgi jäänud reeglina alla 1,5 millimeetri. Kui see piduriklots nüüd lõpuni ära kulub, mis siis juhtub? Siis juhtub see, et hakkab käima see alusplaat metallist vastu siis ketta pinda. Kui ta siia palju vastu puutub, siis tulemuseks on selline hästi suure sügava soonega kettapind, pidurdusefektiivsus kaob lõpuks olematuks, rahakotist kaovad eurod, sellepärast et piduriketas reeglina maksab ikkagi suurusjärgus seal 60–100 eurot ja esimesed suured ujuvad pidurikettad veel lausa paarsada eurot. Kuumus põhjustab mida? Kuumus põhjustab nüüd seda, et kui ma panen selle ketta siia laua peale ja vajutan talle ühest servast peale, siis ta on saanud selliseks justkui nagu supikausitaoliseks asjaks, mis tähendab seda, et ega pidurisadul oma kuju ei muuda. Pidurisadul istub ikka nii-öelda täiesti risti sihis võrreldes sõiduki liikumisega ja taaskord see klots, mis peab seda ketast haarama, ei haara seda siis piisavalt hästi. Siin kõrval on üks uus ketas, siia me võime vajutada kuhu tahes, see on täiesti sile, täiesti ühes tasapinnas. Kui me läheme selle kulutamisega veel edasi, siis me jõuame lõpuks minimaalse paksuseni, õigemini selle ketta puhul on juba minimaalne paksus ületatud. See ketas on keskelt umbes millimeeter kuni 1,5 paks. Mootorrattal peaks see ketas olema vähemalt 3 millimeetrit siis selleks, et ta kannataks jõudusid, kannataks temperatuuri ja siin on ka näha, et selle kulumise ja õhuksusega on siis siia perforeeritud aukude liitekohtadesse tekkinud läbistavad praod, mis ühel hetkel võivad suhteliselt halvasti lõppeda suuremal kiirusel sõidul. Seda on siis tarvis meeles pidada pidurite nii-öelda igapäevasel hooldamisel. Kui seda hooldust mitte teha, siis me jõuame sellise kulunud tulemuseni. Teine asi, mida tuleb pidurite juures jälgida, on pidurivedelik. Pidurivedelikku tuleb siis vahetada iga 2 aasta tagant süsteemis, sellepärast et pidurivedelik kogub enda sisse niiskust ja mina soovitan kasutada alati kas ühe ja sama firma või siis vähemasti kvaliteetse firma pidurivedelikku. Igasugused vedelikud, mis küll vastavad DOT4 standardile, on need Vene ajast, ma mäletan nimesid igasugused neevad ja muud sellised asjad, need tuleks kindlasti jätta kõrvale ja pidurisüsteemi ei tohi kallata midagi muud peale pidurivedeliku. Siin laua peal on mul üks lahti võetud pidurisadula paar ühe Kawasaki nimelise mootorratta küljest. Ja miks ma ta üldse lahti võtsin? Põhjus oli see, et esimest korda linki vajutades vajus link kõigepealt vastu käepidet
ja siis üles pumbates me saavutasime alles rõhu. See viitab millele? See viitab tegelikult õhule süsteemis. Paraku ei saanud me ei vanakooli pumpamismeetodi ega ka vaakumiga sealt kuidagi mingisugust õhumulli kätte. Ja lahti võttes selgus ka põhjus, pidurisadula enda kanalites, siit hakkab nüüd välja jooksma, on sees sellised klimbid või nagu me ise nimetame, siis konnad on sees, ehk siis kanalid on täis midagi kummalist, mingisugust sellist sültjat massi, lausa nagu peaaegu silikooni. See tuleb siit välja tükkhaaval ja pidurisüsteemidest me oleme saanud kätte sellist täiesti mitte liikuvat džemmi kuni lausa täiesti tahkestunud puruni. Antud juhul tuleb siis need kanalid kenasti suruõhuga kõigepealt ja siis piduripuhastusvahendiga läbi pesta ja hakkab see pidurivedelik siin kanalites tööle. Mis siin kanalite taga nüüd toimub? Pidurisadula nii-öelda õli sisseviike on siis siin keermestatud panžapoldiga ja see on siis meil õhutusnippel. Selle panžapoldi taga hakkab siis kanal kulgema ja nüüd ühel pool on siis kummirõngad tihendamiseks, teisel pool antud juhul kummirõngaid ei ole. Kui need pidurisadula pooled omavahel kenasti kokku panna, siis toimub siin või nii-öelda siis saab see süsteem ühtseks ja need kanalid jõuavad välja siia pidurisadula kolbide taha. Need ümmargused on need kolvid, mis siis suruvad omakorda klotse ketta poole. Kui nüüd lähemalt vaadata, siis on siin kolbidel tolmukatted täielikult välja pundunud. Ehk siis lõppkokkuvõttes ei tea mina ja ei tea ka praegune selle mootorratta omanik, mis pidurivedelikku siin on kasutatud, mis põhjusel on välja pundunud ja sisuliselt ära sulanud pidurisadula tolmukatted ja tõenäoliselt ega seal taga nendel päris simmeritel ka suurt pidu ei ole. Siin on nüüd see pidurisadul juba natukene puhastatud, võib-olla on paremini näha need kolvid, kolvi enda selline töödeldud ilus pind ja siis välja punnitavad tolmumansetid. Mis antud juhul tuleb endale varuda varuosadena, on kõigepealt pidurisadula remontkomplekt. Pidurisadula remontkomplektis on siis kõik kummidetailid, mis on pidurisadulas. Ühed nendest on siis tolmusimmerid, teised on õlisimmerid. Liugurite katted, mis kipuvad ära pragunema ja lõpuks pisikene õhutusnipli kummikork. Sellise komplekti ja tunnipaarise puhastustööga ja suruõhu läbilaskmisega saab need pidurisadulad kenasti uuesti tööle ja kolvid iseenesest peavad siin sadulas liikuma näpuga vajutades. Antud juhul siin mingisugusest näpuga siit isegi hakkas liikuma. See on võimalik suruda jõuga lõpuni sisse, nii et siit on nüüd näha, antud kolb on surutud lõpuni sisse, teine on veel kenasti siit oma pesast väljas. Kui nad on niiviisi kinni jäänud, et neid ei õnnestu suruda ei sõrmega ja kui ma nüüd seda kruvikeerajat siin näitan, siis paljud ütlevad, ohoo, mees, mis sa teed, et panna ta siia vahele ja siis natukene laiali suruda seda elu, siis tegelikult kerge vajutus sellise suure kruvikeerajaga on isegi kontrolli mõttes ja profülaktika mõttes hea. Kerge vajutus tähendab seda, et me tuvastame, et klotsid koos siis kolbidega liiguvad vabalt ja see vajutus peab olema nii kerge, et me tõesti klotsipinda ei kahjusta, ei tee sinna sooni sisse. Tegelikult on selleks ette nähtud niisugune eraldi labadega vahend, aga miks ma ütlen, et see kruvikeerajaga variant on mõnes mõttes hea? Sellepärast, et klotsid, mis on väga kaua sadulas olnud, neil võivad olla friktsioonkatted tegelikult peal lahti ja see kerge puudutus kruvikeerajaga annab siis sellest märku, et kui see friktsioonkate on siin peal juba piisavalt lahti, siis see lihtsalt pudeneb ja kukub ära. Nii et teinekord selline väikene mehaaniline puudutus annab meil kätte tõsisema vea. Antud juhul on muidugi see friktsioonketta paksus juba selline, et selle oleks pidanud nii või teisiti ära vahetama. Aga on seda katet tulnud maha ka tunduvalt paksemat. Näiteks siin on nüüd saanud klots hästi suurt kuuma, seda on ka näha juba
värvist, kus on siis üks tükk umbes 2 millimeetri paksusest friktsioonist pealt ära kukkunud. Siin antud juhul on kogu see friktsioonipind eraldunud suure kuumaga. See on jälle näha sellest, et klotsi enda alusplaat on niisugune sinakas lillakas. Ja mida ma siin ennem käes hoidsin, on siis tehasest tulev nii-öelda klotsi ja friktsioonpinna kvaliteediproov, ehk siis see friktsioonpind väga suure kuumusega ja nii-öelda jutumärkides liimmaterjaliga sulatatakse siia külge kinni ja peale seda tehakse siis igale klotsipartiile test, kus ta pannakse stantsi alla ja eesmärk on veenduda selles, et ennem läheb see friktsioonkate igatepidi pooleks, kui ta siit alusplaadi küljest lahti tuleb. Et kui ta selliselt ära murdub ja siit küljest ei tule ka jõuga lahti, siis on järelikult kvaliteetne partii, korralikud materjalid ja ei ole mingisugust kogemata praaki kuskile sisse sattunud. Rääkides nüüd veel klotsidest, nendest, mis tuleb siis vahetada, kui friktsioonpinda on piisavalt vähe, siis klotsisegusid on erinevaid. Klotsisegud on alates krossist, kus on peale kirjutatud näiteks teatud tootjatele, et ainult siis krossi kasutuseks. Miks neid ei tohi tänaval kasutada? Sellepärast, et liiga suur piduriketta läbilibisemiskiirus justkui põletab ära selle klotsi, nii et ta ei kannata nii suurt piduriketta läbilibisemiskiirust. Siis on krossi ja ATV klotsid, siis on kõvemad tänavaklotsid ja siis on sportlikumad klotsid tänavasõidurattale. Erinevatel tootjatel on ta erineva tähistusega, erineva markeeringuga, erineva hinnaga ja nii palju peab alati ära ütlema, et alati klapib kõige paremini kokku tootja originaalklots tootja originaalkettaga. Küsimus on ainult selles, kas see hind on tarbijale vastuvõetav, sellepärast et vahest võivad tootja originaalklotsid maksta seal 70–80 euri pakk ja suvaline B-tootja klots maksab siis kuskil 20–30 kuni võib-olla 40 eurot paki kohta. Ei tasu ka segamini ajada kõikvõimalikke pidurivedelikke. Ma olen siia laua peale võtnud spetsiaalse nii-öelda võidusõidu kõige vingema pidurivedeliku, mille tähistus on SRF. Seda ei tohi nüüd segada tavalise TOT4-ga, selle nii-öelda baasmaterjal on hoopis midagi muud ja ma arvan, et kogemata ei õnnestu seda poest valesti osta, sellepärast antud pudeli hinna suurusjärk on 80–90 eurot, vaevalt, et see väga lihtsalt välja käiakse. Tavaline pidurivedelik on liitrine purk, maksab kuskil suurusjärgus 10–15 euro vahel, kui tegemist on kvaliteetse ja korraliku vedelikuga. Mis eristab siis korralikku ja kvaliteetset vedelikku sellisest odavast, on siis keemistemperatuur. Ja keemistemperatuuri mõõdetakse nii värskel vedelikul kui siis ka nii-öelda kasutatud ja teatud niiskust sisaldaval vedelikul. Ja meie oma teeninduses oleme alati kasutanud kastrolivedelikku, sellepärast et igasuguste andmete põhjal ta enamasti on seal tipu esikolmikus, mis tähendab, et ta kestab paremini süsteemides ja omab ka häid füüsikalisi omadusi. Kui on veel pidurite kohta midagi küsida, siis ma usun, et leiab nõu meil töökoja kodulehelt. Seal on videod, mis siis õpetavad neid asju hooldama ja tänaseks vast jälle kõik.